juunikuu on ukse ees ja sellega koos ka Treffestival. Meie oleme siin praegu Nuku muuseumi ukse taga, et sisse astuda, teha väike soojendusekskursioon ja kohtuda mehega, kes on festivali hingeeluga ilmselt kõige paremini kursis. Tere, Vahur! Tere! No Treff on kohe taas kord algamas ja seda puhku juba 10. korda. Et kui sa selle nüüd lühidalt kokku võtad, mis asi see õigupoolest on? See on olnud üks suur seiklus. Ei, see on tohutult põnev töö. Sellist festivali teha. Esimesed aastad, kui me alustasime, siis ei olnud ju kellelgi tegelikult päriselt ettekujutust. Me olime käinud festivalidel, aga mismoodi see tegemine ise käib, selleks ju keegi ei koolita. Ja kuidas seda programmi kokku panna, kuidas kõike seda tehniliselt läbi viia, kõik need saalid ja see inimeste hulk on tohutu, kes kohale tuleb. Ja see energia, mis siin pulbitseb sel ajal, et neil kõigil oleks siin hea olla, et neil oleks lõbus ja samal ajal see oleks ka kunstiliselt väga, väga põnev ja huvitav kõik, mida nad siin kogevad, et nad tõesti läheksid selle emotsiooniga ära, et nad tahavad siia tagasi tulla ja teinekord jälle vaadata seda festivali. No kui kõrgel sinu ärevus on, et kas juba hakkab haripunkti jõudma? Ei, päriselt veel nagu sellist õiget festivali ärevust ei ole, see tulebki tavaliselt siis, kui juba esimesed külalised tulevad. Siis tuleb tegelikult see õige tunne sisse. Siis on juba see, et nüüd on käes. Ja siis nad hakkab järjest juurde tulema ja kõik need etendused algavad ja publik tuleb saalidesse ja kuidas see programm vastu võetakse ja kõik see on see, mis tekitab selle päris elevus. Et praegu veel on niimoodi natukene ootav olukord. Aga räägi siis ka natuke selle aasta külalistest, keda siis õieti oodata on? Meil on 10 riigist üle maailma 27 lavastust siin kohal, mida siis 4 päevaga näitame. Üks festivali ülesannetest, mida oleme püstitanud endale, on just nimelt teha seda ka nagu kontsentreeritud aja jooksul, et kõik saaksid kohtuda, esinejad ise saaksid kohtuda üksteisega, et publik saaks vaadata lühikese aja jooksul, saada võimalikult palju muljeid. Nii et see kontsentratsioon on päris suur ja siin valikut on üsna palju. Meil on sel aastal võib-olla, ei ütelda, ma ei tea, kas seda nimetada fookuseks või et on meil kohal erakordselt palju Iisraelist programmi ja väga, väga põnevat programmi. No programm on tõeliselt mahukas ja see rahvusvaheline haare on ka ikkagi üsna lai, et kuidas üldse selline koostöö sünnib, kuidas tekivad kontaktid? Tuleb ringi rännata, ega muud võimalust tegelikult ei ole. Ma käin, ma arvan, 3-5 korda aastas kindlasti käin ringi erinevates maades, erinevatel festivalidel. On muidugi välja kujunenud ka mingisugused festivalid, kust ma juba tean, kus ma käin korduvalt. Et kus ma tean, et sinna tulevad kokku üle maailma, näiteks üks on Charleville-Mézières festival Prantsusmaa, Belgia piiri äärest ja see on hästi kuulus, sinna tõesti kõik tahavad minna igalt poolt ja kõik kõige kuulsumad esinejad, kõik tahavad seal väga esineda, nii et see üle 2 aasta toimub ja sealt saab nagu mingisuguse päris hea pildi ja eks siis ta on muidugi ka tohutult mahukas, seal on, ma ei tea, ma arvan, 100 ringis neid etendusi, mida mängitakse, lavastusi, mida mängitakse. Ja siis, kui midagi sealt meeldib, siis ei olegi muud, kui minna lihtsalt selle esineja juurde ja teda kallistada ja öelda talle, et see, mis sa tegid, see oli jube äge. Et nüüd on festival saamas 10-aastaseks, et juubeli aasta ja kas sa suudad praegu sinna algusaegadesse tagasi minna, natukene võrrelda, et kuidas kõik algas ja nüüd iga aasta, kui sa jälle festivali ette võtad, et kuidas see siis on? Minu jaoks algas see üsnagi paanikaga, sest ma mäletan, kui ma ei olnud päris esimese festivali juures ise tegijana, ma küll soovitasin programmi, sest ma olin juba käinud natukene maailmas ringi, näinud lavastusi, ma soovitasin mõningaid lavastusi, aga ma ei olnud ise veel kunstiline juht. Alates 3. festivalist, siis üsnagi hilja tegi teatri juhtkond mulle ettepaneku, et tuli meelde, et see festival ka, jah, õige, mis asja me sellega teeme, see nüüd tuleb kevadel. See oli umbes oktoobrikuus. Ja mina ullike, nagu ma olin, mõtlesin, okei, ma teen ära. Ja nojah,
nii see läkski, see oli tegelikult paras paanika, kui ma mõtlesin, kuidas nüüd see programm kokku saada, kust need inimesed leida kõik sinna, need esinejad. Ja too hetk oli lahendus see, et otsustasin kutsuda nukukunstikoolid üle maailma. Ja lihtsalt kirjutasimegi umbes 40 kirja vist 40 erinevasse kooli ja osakonda, mida kõike internetist niimoodi lihtsalt leida oli. Ja nendest umbes võib-olla 15 siis vastasid ja lõpuks tuli ka seal kas 12 või niimoodi jõudis kohale ja see oli väga, väga kihvt üritus tegelikult. Ja lisaks siis sellele rahvusvahelisele nukukunstitudengite programmile kutsusime juurde ka Eestist stuudioid. Eestis muidugi nukukunstikooli ei olnud, küll aga õppis meil Turu nukukunstikoolis just sel ajal. Siis oli seal 7 noort inimest, kes nüüdseks on juba meil tööl, siin mõnda aega juba olnud meie juures. Ja Eestis ka erinevaid, ka tantsijaid, ka draamanäitlejaid, muusikuid muidugi, nii et see oli selline noorte festival tõeline. Meil oli programmi kusagil seal ka, ma arvan 150 nimetust äkki kokku, ma ei tea, kas keegi seda lõpuks kokku lugeski, programmi raamat oli nii paks. Keegi ei olnud näinud kõike seda, mis sinna festivalile tuli, loomulikult. Aga energia ja see möll käis nii tänavatel, saalides sees, igal pool ja ma ütleks, et ja olid ka loengud, olid ka arutelud ka nukukunsti teemal, et see oli mingi jälle omamoodi selline sulatusahi, millel võib-olla seda kunstilist kvaliteeti, nii nagu see on tänapäeval, oli ehk vähem. Kindlasti oli kogu programmis, kindlasti oli vähem ja sa võisid sattuda vaatama Treffestivalil lavastust, mis võis tunda, et mis asi see nüüd on. aga ütleme jah, see energia oli ikka selline katust tõstev. Aga aastate jooksul kuidagi ammendas selline festivali formaat ennast ära, et noortele on ka teisi festivale olemas, stuudiod ja teatrikoolid saavad ennast näidata ka teistel festivalidel. Nii et me defineerisime natukene selle festivali eesmärgi ümber ja otsustasime, et see, mida meie tegelikult saame siia tuua ja näidata, on just nimelt see visuaalteater, see, mida meie hästi tunneme ja mis on see meie oma eripära. Aga väga tore ja ma soovin sulle sellist energilisi viimaseid ettevalmistusi, et ma vaatan, et energiat siin vist küll praegu jagub. Oi küll, ja see just annabki energiat. Tähendab, kui niimoodi kapselduda ja sulguda enda väikesesse töökeskkonda ainult, mis võib ka olla tore ja sümpaatne ja omad ideed on ju ka vahvad, aga siis see ajapikku nagu ammendab ennast ühes ringis ära, et selline avatus ja just nimelt selline suhtlemise hetk, kus saab väljastpoolt impulsse ja ise anda endast impulsse. See on hindamatu väärtus. Suur aitäh! Aitäh!